Tere tulemast True Foresti podcasti. Tänane külaline on siis minu kaudne või otsene ülemus. Ta on siis ühe spordiklubi juhataja, kus ma siis ise ka tööd teen ja trenni annan. Ja ühtlasi on ta vastselt käinud siis Eesti meistrivõistlustel kulturismis ja saavutanud seal 4. koha. Tere tulemast saatesse, Margus. Tere. Räägi mulle, kuidas võistlustel läks ja mis kategoorias üldse võistlesid? Mina võistlesin siis klassikalises kulturismis, see on siis siuke väga vana kategooria, nüüd on muidugi klassikfysiik, on vist palju populaarsem, aga klassikaline kulturism on siuke päris hiidne ala, et seal on siis oluline see, et sinu pikkuse ja kaalu suhe, et meil on seal parameetrid, palju me saame kaaluda ja mina siis kaalusin see hetk oma kriteeriumites natukene allapoole. Ma kaalusin 76 seekord. Ja kui pikk sa oled? Ma olen 1,83 ehk siis minu weight cap on nagu 87, siis mul on veel palju kasvuruumi, aga samas konditsioonid olid päris head. Selles mõttes, et olin kuivusega rahul, lihasmassiga olin ka enamasti rahul, ainult tagaosast peaks natukene juurde, et natukene selga rohkem. Alaga olen juba tegelenud mis meil aasta 2018 alustasin, ehk siis 6 aastat. Praegult olen muidugi Eesti maastikul võistelnud, aga plaanis on ka natukene rohkem ja siis sinna Euroopa tasandile jõuda. Okay. Et tahaks natukene välismaal ka reisida. See on nüüd juba päris head teemat puudutasid, et võib-olla lähmegi sellega, et kuidas su karjäär senimaani kulgenud on? Ehk siis, kuidas sul läinud on, milline su esimene võistlus, mitu võistlust sa oled teinud ja siis võid juba sinna lõppu visata sellega, et kuidas sul siis seekord võistlustel läks, et jah. Mul on olnud kokku siis 3 võistlust, kõik on Eesti maastikul, nagu ütlesin. Esimesed olid Eesti karikavõistlused 2018 aastal, siis oli väga võimas line-up, oli vist meid isegi 8 või 9 tükki, et tegelikult Eesti kulturismi jaoks või Eesti laval on see päris palju. Ja siis, muidugi vormiga olin enamasti rahul, see oli esimene vorm, selles mõttes, et viisin ennast nagu sinna alla 10% rasvamassi ja siuke väga, kuidas öelda, imeline kogemus, et peale seda elu oli natukene lihtsam või siis, ma ei tea, elus probleemid kuidagi tundusid lihtsamad, sest päris ränk ettevalmistus. Teised võistlused ma tegin 2021, see oli siis juba Eesti meistrivõistlused, line-up oli väiksem, aga ka siis oli tegelikult päris siuksed top Eesti tegijad laval ka olemas. Seal saavutasin 3. koha, ehk siis pronksmedal oli käes ja need võistlused, mis siis toimusid siin üle-eelmine laupäev, tahtsin ka top 3 saada, kahjuks jäin natukene kitsaks ja sain 4. Kuigi kõikidest 3 oli kõige parem muidugi või mulle kõige meeldivam võistlused just need, sest meid ei kiirustatud, kõik oli koordineeritud ilusti ja sai lava nautida. Sest 2 esimest korda oli nagu siuke shell-shocked ja sul nagu igal pool kõik kiirustavad sind, sa ei tea, kas sul grimm on korras või sa oled ilusti pumbatud täis. Ja siis seekord võib-olla sain ilusti pumbatud, sest mul oli väga külm ja siis pumpasin ennast ja kogu koordineeritav protsess oli väga hästi tehtud, et sai rahulikult ette valmistuda ja lavale sa läksid just nautima. Et need võistlused olid päris meeldivad. Mis su rasvaprotsent oli laval? Ma tegin tegelikult spordiklubides on see kehaanalüüsi masin. Ma tegin seda testi, proovisin, sest sa väga täpselt ei saa seda öelda, aga sa saad vähemalt mingisuguse seal. Ja see näitas 6,6. See oli siis 1,5 nädalat enne võistlusi. Ma ei tea, kas see on tõene või väär, aga ütleme niimoodi, et
noh, mis on madal rasvaprotsent, on arvatavasti see, kui sul tuhar hakkab juba nagu triibutama, et joonistab täiesti välja. Selle ma saavutasin. Kõndida oli valus. Iga samm oli põhimõtteliselt, sa tunned, kuidas see energia hulk langeb sul. Et ma ütleks võib-olla sinna alla 8% ma kindlasti jõudsin. Kui täpselt, no ma ei usu, et ma sinna nagu alla 5 kindlasti jõudsin, see on juba, ma usun, surmav. Aga tulevikus nagu laval olles nagu, et ma ei tea, näiteks kui Euroopatel tahaks minna või midagi, et siis sa näeksid ennast sama rasvaprotsendi juures lihtsalt suurema lihasmassiga või mida teha teistmoodi, et Euroopa meistrivõistlustelt võitkoju tuua? Ma võtaks isegi üleüldiselt, et iga võistlustel ma usun, mul oleks vaja rohkem massi. Eriti tagant seljast, et kui ma saan eest kehast tegelikult ennast teha suureks just poosidega, et tegelikult laval ongi see nagu siuke illusioon, et sa teed ennast suureks. Aga tagant on seda üliraske teha, sest tihti isegi kui sa ette valmistud, sa ei näe, kuidas sa tagant välja näed, et sind peab keegi ikkagi koordineerima. Kui ma vaatasin neid lavapilte, mis tulid välja, siis ma sain aru, et seljast just seda jämedust on puudu. Laiust võib-olla jagub, et ma olen ka oma kategoorias suht pikk, et kui vaadata pilte, siis ma olin tegelikult kogus line-upis, ma veel poseerisin ka väga piklikult. Et seal olid ka pikemad mehed, aga nad kuidagi, ma ei tea, kükitasid rohkem niimoodi. Et kui ma täidan jämedusena seda selga, siis kindlasti on pilt palju parem ja võib-olla konkurents on juba suurem minuga kaasatud. Millal need võib-olla siis siuksed Euroopa meistrivõistluste plaanid sul on, et millal sinna? Mul on niimoodi, et sooviks ma teha tegelikult aastase pausi kulturismist ja tahaks väga siuke naaberala juurde minna, ehk siis jõutõstmine. Korraks läbi käia kõik oma normatiivid, kõik kükid, tõmbed, surumised, et vaadata, kuhu ma siis sellega fikseerin. Ja see on nagu hea siuke kogumisprotsess just lihasmassi pool, et kuna sul on vaja ka suurt lihasmassi ja olla tugev selleks, et suuri raskusi tõsta ja mingit lihashüpertroofiat ikkagi arendada, et võib-olla see naaberala on hea koht, kus just varuda seda lihasmassi koguda. Sa ütlesid tagasi, et ma saan aru, et sa oled varem selle peal olnud, et kuidas sul seal läinud on või? Mul on niimoodi, et ma pole võistelnud, aga mul on treeningprotsessis väga palju olnud just siukseid faase, kus ma jõuangi selle One Rep Maxini, et tahaks muidugi panna seda kuidagi ametlikult, et võistlus raames kirja. Et treeningprotsessis on kindlasti väga palju seda ja miks ka mitte, kuni ma see aasta teen just kulturismist pausi, et söön natukene, et siis võikski sellel ajal ikkagi spordi mõttes olla aktiivne, et hoida seda võistlemiskeskkonda või õhkkonda. Ja. Aga võib-olla siis ma lükkan sind tanki, et ütle, mis su küki, jõutõmbe ja rinnalt surumise rekordid on praegu? Minu küki kõige parem tulemus on olnud 200x2. Väga tubli, kohutavalt tubli, vastik, mõisid. Ma tahtsin kahte sotti kuulda praegu. Nii. Ma tahtsin tegelikult 210x1, aga see ei tulnud ära. Okay. 205 ei raatsin proovida. Ma tundsin väga hästi ennast. Aga seal on üks punkt ka, et mis kaalus ma tegin seda. Ma olin siis 102 kilo. Ma olin väga suur poiss siis. Surumisel 102 ja võistlemas olid praegu kui palju? Ma olin 76. 76, reits. Ja, sest ma alustan dieeti tegelikult, kui ma olin 87 kilo. Ehk siis ma võtan, ütleme niimoodi, et väga palju rämpsu oli just siis, kui ma 102 olin, et see oli ikkagi siuke must 102, ei olnud siuke lihastes 102. Surumine on kõige nukram, on 130. Seal ma siis tugevam. No nii. Ja jõutõmbes 220x1. Ma olen, et kükiga ma jään sulle kohutavalt alla, jõutõmbed ma olen 200-ga teinud, aga ma ei ole nüüd,
no ei tea, kas äkki 4 aastat ei ole, 4 aastaks olengi ainult rinnalt surumise nagu rekordi teinud, et aga kükid ma lihtsalt vihkan, mul ei tule need hästi välja, ma teen neid, võib-olla mitte nagu raskeid kükke iga nädal, aga mingeid kükilisi ma ikkagi teen läbi, eks ju, aga lihtsalt ma nagu, ma olen aru saanud, et kui mul 10 aastaga pole meeldima hakanud, siis nagu ma saan aru, miks neid on nagu ja ma teen, eks ju, erinevaid variatsioone, aga jah, sükest One PR nagu sükest maksi kükiga ma vist ei ole proovinud ja ei tea, kas lähen ka proovima. Ja jõudõmetel ka kunagi oli see maagiline asi, et kuna ma olin hästi lähedal juba, et ma suutsin mingi vahe teha 180-ga 5 seeriaid, siis ma mõtlesingi, et davai, et kaugel see 200 ikka on. Tuli välja, et nagu esimene kord, kui ma läksin 200 püüdma, ma failisin, ma ei teinud seda ära, kuigi ma tegin 180-ga 5 ja siis sellest järgmine nädal jah, läksin uuesti natuke parema ettevalmistusega peale ja siis tegelikult tegin ära, et no eks see suure raskusega on palju peast kinni ka, eks ju. Aga jah, et väga imetlusväärsed numbrid sul, et mida läheksid nüüd siis selle aasta jooksul üle lööma? Ma tahaks, no surumisega mul on tegelikult sama, mis sul kükiga. Mul on siuke love-hate relationship, ma olen 2 korda vigastanud ennast surumisel. Ma olen mikrorebend rotatoor mansetil olnud ja siis mingi rinnalt jooksis nõks läbi. Et sellega ma nagu vihkan surumist, aga mis see jooksis nõks läbi, mis sa mõtled seal või kuidas? Põhimõtteliselt surumisel hüppas rind, no tead kuidas osaline rebend? Okay. Hüppas, õnneks midagi hullu ei juhtunud, aga siuke hea 2,5 nädalat ma pidin surumise maha jätma. Isegi hästi, et oleks võinud minna ka niimoodi, et oleks mingisugune lihase, oled näinud küll, kus ma ei tea, jõudõmetes mingi biceps või midagi, vaata, annab ära. See oleks vets, seda ma siis võpatasin, ma kohe lõpetasin oma treeningu, tegin kesklinnas trenni, siis ma jooksin EMO-sse kohe kontrollida, et ma midagi ei rebestanud seal. Vot, aga tahaks 140 kindlasti ära teha. Sealt ma mõtlen, kas ma surumisega retairin või mitte. Kükiga mul on tegelikult siuke üleüldine elus, ma ei tea, kas see on võimalik üldse puhtana teha, aga ma tahaks 300 kunagi ära kükkida. Ma ei tea. See oli hea, et sa ütlesid ise ka, et, nagu, et puhtana, et selles, et nagu selles minu silmis, ma ei tea, mina ei ole vaata nende raskuste nii palju olnud nagu orienteeritud ka, kui sa ütled, et sa saaksid 300 kükki teha. Fuck, see on mingi 5 aasta või nagu 3 aasta mingisugune siuke. See ongi mul nagu siuke eluline unistus, nagu lifelong goal. Vot, et tahaks, no võib-olla võistlusraames tahaks mingi siukse 250 ikkagi paika panna. Ma usun, see on võimalik, seda on tehtud. Noh, vähemalt, keda ma subjektiivselt usun, et nad on puhtad. Ja 250 tõmbes on ka suht reaalne arv, mida tõmmata. Sealt kaugemale, noh, muidugi elu näitab. Praegult on, ma usun, mul siuke just võistluse raames ja spordi raames võib olla prime time, siis ma olen 26, ehk siis ma usun 25-35 on see spordi prime time, et mul on väga palju aega, et jõuda märkimisväärsete tulemusteni. Täiesti nõus ja absoluutselt sinu poolt. Võib-olla see asi ka, et mis mul enne nagu mõttesse, et sul oli tegelikult selle Eesti meistrivõistluste ja eelnevad võistluse vahel 3 aastat pausi, et kust nii pikk paus? See on tegelikult võib-olla selle naturaalse kulturismi eripära. Sa alustad dieeti ja ma usun paljud sportlased võib-olla, kes teevad seda ala, nõustuvad, et sa alustad dieeti, kui sa oled võib-olla vaimselt valmis ja sa näed seda pilti, kust alustada. Sest mul on võib-olla ka selle ettevalmistusega olnud circa 4 korda, kus ma pidin, et okei, nii alustan ja siis tegelikult praegult ei alusta. Et see ongi siuke, et sa pead selle kindla hetke leidma, et nii, okei, nüüd ma alustan selle dieediga. See ei ole sellest, et kas oled laisk või mitte, vaid siuke olude kokkusattumus, mis viib sind nagu, et okei, selle distsipliinini, et sa just alustad seda ja sa võtad selle käsile. Mul oli kuskil 4 korda sellist. No muidugi ma siuksed mikroprotsessid endale seadsin ette, et näiteks
et okei, et nii, ma loobun näiteks sellest sealt heast, ma ei tea, maitsvast ampsust ja määran selle ampsu siis, kui näiteks ma alustan dieeti ja lõpetan dieeti, et peale võistlusi ma saan seda ampsu teha. Et mingid siuksed väiksed asjad, millega sa seod endale, et noh, nii-öelda väiksed need milestone'id ja nendega siis sa hakkad enda seda protsessi koordineerima. See on nii huvitav maailm, et mul nagu nii palju erinevaid küsimusi, sest et tegelikult ma ei ole ise võib-olla kogu selle kontseptsiooni kõige suurem fänn, ütleme nii, aga sellegi poolest, kui ma kuulen sind rääkimas, siis nagu mind paelub väga see nagu, et seal tekib, see on ikka korralik nagu ettevõtmine, et mind paelub nagu väga palju selle asjaga neid küsimusi, et ma tahtsingi võib-olla uurida seda, et kas vahepealsel ajal muidu plaanisid võistelda ka, et lihtsalt ei langenud mingid olud ja asjad kokku või see oli kaalutletud 3 aastat pausi? Jah, tegelikult oli niimoodi vist aasta peale teisi võistlusi. Ma soovisin uuesti minna, aga mul tuli lapse sünd ette, et ma sain isaks ja siis tegelikult ei olnud selleks õige hetk. Ja isegi ka see võistlus, mis ma praegult tegin, oli minu jaoks siukene, et okei, nüüd ma olen isa rollis, et kuidas ma nüüd selle asja delegeerin, sest viimane asi, mida sa tahaksid, et juhtuks, et sinu pere ja lähedased saaksid sellega kahju. Ja, et kannataksid selle all, et sina selle protsessi jätad. Siin on ka see, et sa pead lihtsalt leppima sellega, et kedagi teist ei huvita sinu selles, noh, muidugi nad toetavad sinu tegemisi ja niimoodi, aga noh, kui kellelgi on mingisugused seal olmeprobleemid, siis sinu kulturism läheb sinna tagaplaanile, et keegi ei hakka nagu sellega leppima. Et kui on näiteks mingi pereüritus, kus kõik iga-aastaselt osalevad ja nüüd sina oma kulturismiga ei saa osaleda, et sa pead seal, ma ei tea, poseerimistundi tegema, et tegelikult nii ei lähe, et sa pead kõiki asju niimoodi laveerima, et see kõik ühtiks, et see ei segakski. Et siuke... et see on suur tegelikult selles suhtes nagu ohverdus, selle, noh, üldse nagu selle aja ja kõige selle nimelt, et see on ikka ebareaalselt palju asju nagu millega arvestada, eks ju. Võib-olla see ka, mis mind huvitab, et praegu on 2 nädalat möödas enam-vähem, et palju su kaal praegu on? Praegu on 82. Okei, eks siis 6 kilo? No siuke jah, rahulik. Et ma usun tegelikult lavale, ma kaalusin ju enne kaalumist, hommikul enne seda süsivesikute laadimist, ma kaalusin 79. Ja siis, kui ma läksin kaaluma sinna Rakvere Põhjakeskusesse, siis ma kaalusin 76, mis oli nagu arvatavasti see, et ma laadisin süsivesikutega, ta tõmbas vee kokku ja siis andis mulle siukse kaalu. Et ma usun, ma laval olin tagasi ikkagi paar kilo juurde saanud. Võib-olla isegi vähem kaalusin see hetk. Aga praegult on jah siuke sujuv, et tegelikult ma olen sama dieedi peal, aga lihtsalt lisan vaikselt toitu juurde. Et see on vähemalt väga nagu hea kuulda, et sa nagu niimoodi ma usun, et sa siiralt säilitad nagu selle hea suhte toiduga ka. Et vaata, kui see on nagu, et kui see nagu langeb nii suurde äärmustesse, et sa oledki selles dieedis ja selles äärmuses sees ja tuled sealt välja ka nagu suure äärmusega, nagu sa ikka, noh, kindlasti sul on mingi näide kellegi nimel või kedagi tead või et kes ongi, et tuleb sellest välja, ta on ju, noh, sa oled nii kaua aega mingisuguses defitsiidis olnud, andnud tagasi kas mingisuguste kogemuste, maitsete, mis asja, iganes asjade pealt ja sa tahad nüüd uuesti kogeda, et kellel on see, ma ei tea, pidutsemine, kellel on see mingi koogisööm või noh, ükskõik mille söömine, eks ju, et lihtsalt ise nagu päris palju näinud siukseid olukordasid ka, kus päris pikaks ajaks, kui mitte eluks ajaks rikutakse enda suhe kui toiduga ära. Mul oli tegelikult esimene võistlus oligi rebound. Ma söötsin ennast korralikult täis peale võistlusi. Ja tegelikult, noh, peale seda, noh, ütleme, nädal aega ma ei saanud oma suud kinni panna. Ja siis treener ütles, et võta kokku ennast, hüppa tagasi dieedi peale. Siis me parandasime seda. Esimesed võistlused ma valmistasin koos treeneriga. Ja seekord oli see, et
kui ma süsiveisikutega laadisin, mul oli suht piisavalt toitu, et peale võistlusi ma ei tahtnud isegi nii palju süüa. Et me tegime väikse pitsaõhtu tegime ja sellest mulle piisas. Ma isegi ei söönud kogu pitsat ära. Ja. Seda nagu sellest, et see väga kuulda. Võib-olla veel, et mis sind kõige või köidab selle spordiala juures, et miks sa teed seda? Jah, see ala on ilus tegelikult, et see, mida sa näed sealt ja kui sa lavale välja tuled, see on kaasahaarav. Et tegelikult enamus ju sportlasi, kes seal on, nad korra nägid seda, et seal on alati need debaadid, et kas see, näiteks naissportlastel, et kas see ongi siis ilus naine või mis iganes. Et tegelikult on ilus, see on ilus vaadata, see on ilus kogemus, koha peal veelgi ilusam, et pildid on ilusad ja koha peal on ilusam, see on siuke tegelikult performance. Mis mind ennast köidab, ma olen alati suur fänn olnud just nende vanakooli jõutõstjatega vist, kes on tsirkusest välja tulnud, need Eugen Sandow ja Alexander Sass-Lurich, Hackenschmidt, Eesti poiss. Et nad olid kunagi siis, kui veel dopingut ei olnud, neil olid väga märkimisväärsed füüsised ja see tegelikult haaras mind. Luuris, sa rääkisid see Georg Luuris? Just, jah. Et nemad olid päris märkimisväärseid jõunumbreid näidanud ja ka tegelikult füüsiliselt nende ajaks oli nagu mingisugune anomaalia. See on, mis mind haaras nagu algselt. No ja muidugi võib-olla siuke romantiseeritud kulturism, mis on võib-olla seal Ronnie Colemanid ja Phil Heathid ja need. Issa, kui ilusti öeldad. Romantiseeritud kulturism, jaa, okei. Et kui sa tegelikult vaatad mingi Machiavelli Motivationit või Nick Vision, vaata need, mis YouTube'is on, vaata need editid kulturistidest, nad on päris kaasahaaravad tegelikult. Ma ütleks, et nende protsess on mulle nagu väga et väga haarav, sest seal on ikkagi natukene teissugune sport, kui võtta nagu seda naturaalset kulturismi. Aga et ennast üles haipida on päris hea vaadata. Ja üldse kokkuvõttes, kui sa tegelikult läbid ühe näiteks etteaste kulturismis, kunagi ma nägin Alberto Núñez on üks minu siuke võib-olla, kust ma haaran võib-olla sotsmeedias informatsiooni, et on väga tuntud naturaalne kulturism sellel maastikul. Tema tegi siukse video, kus ta rääkis, et mis on kulturismi eelis sportlasele ja ongi see, et kui sa teed selle etteaste ära, siis su elu üleüldiselt läheb lihtsamaks või sa vaatad probleemi teisiti, sest sa oled nii kurnatud faasis mingi hetk, et peale selle, kui sa välja tuled, sul on kuidagi lihtsam elada. Tead, mul on, ma ei mõistaks sind võib-olla muidu nii hästi, kui mul oli üks vahetu kogemus selles suhtes, et nagu core value või nagu see mõte seal taga on sarnane, kuigi see oli täiesti teistsugune asi. Ühesõnaga ma käisin siis mägimatkal. Jah, ja vaata see kõlaski nii, et mägimatkal, et mu treenitav kutsus mind, et kuule, et oleme ammu nagu sõbrad ja nagu koos trennis käinud, eks ju, et et teeme midagi koos, et teeme midagi sportlikku, et lähme mägimatkale. Ma mõtlesin, et super, miks mitte, liigutame Gruusia, pole varem käinud, lähme. Ja siis maksid mingid rahasid seal aeg-ajalt ja nii edasi ja siis järsku, see oli siis see suvi, kui käisime, järsku siis kevadel ma olin, saadeti mulle siis list, nagu niimoodi back to back lihtsalt nagu niimoodi mingi, ma ei mäleta, 2, 3, 4 A4 lihtsalt kõiki vaja, niimoodi seljas, ma ei tea, peas, järjest niimoodi, nii palju asju, et ma nagu, et siis ma sain aru, et okei, ilmselt nagu ei ole, siis on ikka nagu mingi korralik teema on ja, et kui arvustust nii palju vajan. Ühesõnaga, jada, jõuame seal koha peale, nagu tähele panime, pooltel vendadel oli profiilipilt Facebookis oli juba kusagil mägedes, eks ju, et need olid mingisugused, asjatundjad vennad enam-vähem ikka, eks ju, et ma tundsin 2 kätt taskus, pärast või välja palju jamast, et ma olin varustusega seal ja mis iganes, aga ära tegin, aga miks ma seal olin nagu, et kui ma olin seal baaslaagris seal mäes,
3600 meetri peal, kus hapniku sisaldus nii või naa nagu väiksem, eks ju, ja raskem hingata ja nagu väsid kiiremini ära ja teeme neid harjutusmatkasid ja tead, seal ei saa pesta, seal ei saa kusta kusagil, noh, käidki kivi taga 1-2 tegemas, pesta ei saa nädal aega, eks ju, ja sa oled seal väikses telgis, niimoodi, et sul pole mingit ühisruumi, seal väikses telgis on kõik su asjad, aga kõik asjad, saapad, tormipüksid, pikad püksid, talvejope, sinu mingisugused kirka, päevatossud, kõik need asjad, noh, et see on nii nagu kitsikuses elamine, kui sul võetakse kõik need normaalsed asjad ära ja saad seal ja siis mul ei ka niimoodi, kui ma sealt tagasi tulin, ma olin nagu see mingiks lühiajaline efekt oli, et sa harjud ära nende mugavustega, aga korraks, kui tagasi tulid, oli siuke nagu veider olla, saad aru, nii veider ei mõelda, et mul on mingi korter, mingi auto, miks mul see vaja on, või nagu sellised hästi mõttetud või nagu imelikud küsimused tekkisid ja siis jah, et nagu, aga korraks nagu tõi su ego nii alla, et said ka nagu aru, et mis nagu päriselt tähtis on, et need mingi soojad suhted lähedastega, eks ju, ja üldse nagu see, et väga-väga nagu et me ei hinda võib-olla igapäevaelus siis nii palju neid mugavusi, mis meil tegelikult on. Oi kindlasti jah, no, ja kulturismiga kindlasti see näitab ka, et noh, me oleme ka, no isegi toitumisest, kui harjunud sa oled, noh, et sa tegelikult ei piira ennast nii palju või siis arvuliselt isegi, et sa tavaelus ei piira ennast niimoodi või siis sa ei loe igat kalorit niimoodi. Ja siis, kui sa saad tegelikult selle hea isu täis, siis on kindlasti, sul on lihtsam asju teha, sul on lihtsam probleem lahendada, eriti meie töös, et sul on täiesti teistsugune väljavaade nendele asjadele. Et noh, klubides kõik probleemid on ka väga, väga lihtsamini lahendavad. On. Mis on võib-olla selle antud spordiala juures siis kõige suurem probleem? Nagu just sinu enda perspektiivist, et millega sul kõige rohkem raskusi on olnud või mis iganes? Probleeme otseselt, noh, võib-olla Eesti tasandil võistlusi on muidugi, see on 2 hooaega, sul on karikavõistlused, Eesti meistrivõistlused, et näiteks üks ka põhjus, ma tegelikult tahtsin võistelda seekord 2 võistlust, tahtsin tegelikult maailmameistrivõistlused ka teha, siis ma sain aru, et nad on Iraanis siis mul väga nagu selleks ressurssi see hetk ei olnud. Aga võib-olla Eesti majastikul võiks tegelikult neid võistlusi olla rohkem. Kui rohkem, noh, ma usun, et piisab, kui oleks noh, siuke 3 võistlust hooajal, ehk siis sügisel 3 ja kevadel 3. Kuidas seda teostada? No näiteks ma tean, et Ameerika Ühendriikides üks teine föderatsioon, WNBF, see on naturaalne föderatsioon, neil on alati nad kaasavad koole, et kirjutavad koolile, et kuulge, et me teeme teie juures mingi seal, ma ei tea, Nevada Championships ja siis nad teevadki, et noh, siuke kooliformaati üritust. Ja siis saavad nagu koguda punkte ja midagi sellist ja siis kes kogub rohkem punkte saab, kas siis sinna kvalifitseeruda maailmameistrivõistlustele ja niimoodi. Et noh, neid meetodeid on erinevaid, see on võib-olla siuke ettepanek, kas seda on väga vaja, ma ei oska öelda, aga tore oleks, kui sul on valikuruumi või siis sa saad võib-olla Eesti-siseselt teha siukse mitme võistlust hooaega. Sest noh, jah, et paljudel, ma usun, sportlastel on ka niimoodi, et finantsolud võib-olla, igasugused igapäevaelu olud võib-olla ei saa sinna reisima minna või siis noh, et ei saa 5 kohalist arvu kohe sinna alla panna, sest noh, eraelus on võib-olla teisi asju, kuhu on seda raha vaja panna. Et siuke ettepanek, et miks ka mitte. Kuidas sa suhtud dopingusse ja kui palju sa näed seda üldse enda ümber? Mina suhtun päris neutraalselt selles mõttes, et mul on tuttavaid, kes on just seda viisi seda sporti teinud, kulturismi, jõutõstmist ja ka teist viisi. No muidugi mulle imponeerib paremini see puhas sport, lihtsalt sellepärast, et ma olen seda ajalugu just uurinud rohkem kui seda teist ajalugu. Ja dopingu kasutamist, noh,
mul on niimoodi, et noh, minu spordis, et kas keegi kasutab või mitte, mina tegelikult tänaseks päevaks ei oska öelda, et noh, minu vastus oleks, ma ei tea, sest ma olen näinud näiteid, kus on inimesed dopingu peal, kus ma ei suudaks uskuda, et nad on dopingu peal, et kuidas nii, et nad on väga, ütleme, siuke tavainimene ja siis ma olen näinud neid ekstreemseid hetke, kus on sul siuke 130 kilo põkk, mis on ka tegelikult üliimpressive, kui sa näed seda päris elus, sest see on üldse teine maailm. No ja tegelikult on vähe unikaalseid inimesi just dopingul, sest mis ma olen näinud, et doping võib avada sulle uksed, aga kui sa ei oska nendest ustest ise läbi minna, ehk siis küljega, siis sa väga nagu sellega miskit ei saavuta, et noh, see on võib-olla minu siuke nägemus sellele, et võib-olla kes tarvitab, siis tema oskab võib-olla paremini seda öelda. Vaat oma spordis võib-olla nagu ebaõigsuse mõttes ma ei oska väita, et oleks nagu väga palju ebaõigsust. Aga et nüüd paneks aasta aega täiega dopingut ja siis Euroopa võistlustele? Võib-olla, no tegelikult Euroopa tasandil siuke tunne, et võib-olla see on rohkem aktsepteeritavam. Ma ei tea, võib-olla neil on, noh, artisti igas riigis on oma alaliit ja ma ei tea, kuidas nad oma eelarve koostavad, äkki mõnel ei olegi seal eelarvet seal dopingu kontrollile. Sest vist isegi, kui vaadata mõningaid võistlusi, siis erinevus on suur. Et tavaliselt on pistelised ja tegelikult nagu võetakse ju isegi mitte niimoodi, et lava peale, et sina tundud olevat, vaid võetakse pimesi nimesi nimega, et noh, 20, ma ei tea, ütleme 20 vend on laval selles kaalu kategoorias, eks ju, tõmbad pimesi, tõmbad 20 raha on võib-olla 1-2 jaoks, tõmbad nende jaoks, põmm, teil läks tukseli, teil keeld. Teised, noh, sina võid võitjaks, palju õnne, sinul raha pole, et ja dopingu kontroll on, aga näed, sina võitja. Et võib-olla ei ole nii, aga kuidagi nii siuke mulje on jäänud. Ma usun jah, seal on see riski element, et kes suudab riskida näiteks, et kui ta teab, noh, kindlasti on need, et inimesed, kes kasutavad ja oskavad ennast nagu kuidagi puhtaks sellest teha, ja tõenäoliselt on mingi protsent inimesi, kes ütlevad, et mind ei testita, et ma riskin, et ma panen täiega. Siis tuleb siuke ninja kilpkond välja. Et kindlasti on neid. Aga ma ei ütleks, et isegi meie liidus, nagu IFBB liidus on palju, kes nagu jääks vahele või siis oleks nagu palju sportlasi, kes kasutaks. Ma vähemalt olen siukse. Aga kas meie, ma ei oska nüüd öelda, kas on 28-kordne Eesti meister on olnud eluaeg puhas või on siis loonud siukse pigem mingisuguse visuaali või illusiooni nagu teistele inimestele? No, kus ma ütlen, ma loodan, et on hea inimene, et ikka ütleb ausalt, kui ei ole ausalt, noh, ta ise teab millega. Otist räägime siis, Ott Kivikast. Selles mõttes mina ütleks niimoodi, et tal on väga äge füüsis olnud, mis on üleüldiselt hea. Kui ta väidab seda, et ta tegi seda puhtalt, siis muidugi mina hea inimesena usun seda, kas on või mitte, jah, see on tema hinge peal, ma usun. Et ma tean, et on olemas inimesi, kes kasutavad seda nagu, noh, seda valet turunduse eesmärgina, võib-olla kõige tuntum on Mike O'Hearn, et seal on arvatavasti kohe näha ja sealt on ka tulnud välja, et kus on võib-olla on mingisugused turunduslepingud või siis mingi sponsorlepingud, mis keelustab talle rääkida üldse sellest. Et kui sa oled näinud tema intervjuusid ja väga laveerib ilusti sellest, noh, toob mingisuguseid metafoore välja. Aga noh, näiteks, et olgu, et ma ei taha siin väga palju surud sel teemal, aga mõtlengi näiteks, et kui sa vaatadki tema, noh, meie siis 28-kordne Eesti meistri siis tippvormis võistlusvormi, siis sa usud siiralt, et see ongi nagu meie naturaalse siuke, et see on nagu naturaalselt saavutatav, et see on siuke, ma ütleks niimoodi, et minu subjektiivne arvamus sellele on selline, et see on võib-olla naturaalsuse tipp,
võib-olla. Noh, ja kui me võtame, et see on tipp, see on siis siuke 1%, et kui vaadata näiteks võistlusi, näiteks WNBF, mis on siis nii-öelda kõige testitum see föderatsioon ja vaadata neid maailmameistri tippe just profi kategoorias, siis nad on siuksed anomaaliad käivad põhimõtteliselt. No eriti mustanahalised, seal on see geneetika küsimus alati, et kuidas nad välja tulevad ja mis konditsioonides, see on ikka päris rets ja kui ma võrdlen Otti just nendega, siis ta on väga lähedal nagu ma usun, kui neid panna lavale, siis nad on väga sarnased. Nii konditsiooni mõttes, et tegelikult Ott on väga retsi kujuvuseni jõudnud. Ja lihasmassi puhul ta ei olnud tegelikult suur, kui me võtame tema suuremad konkurenti, mis on siis Rest in Peace, Marek Kalmus. Kui võrrelda, kui suur Marek oli, see oli ikka päris rets. Marekust me vist üheskoos saame aru, et ta nagu pigem ei olnud kõige... Ei olnud, aga samamoodi märkimisväärne füüsis. Absoluutselt, ma ei taha seda arvata. Ja tegelikult erinevus nendel, seal mängis ka see pikkus, aga tegelikult oli päris suur, ma ütleks, et tal on siuke 10-15 lihast oli rohkem juures kui Otil, et kui ma meenutan neid pilte, mida ma nägin kunagi. Aga samas ma nägin ainult pilte. No vot. Mis on võib-olla dopingu siuksed kõige suuremad kõrvalnähud või millega saad nagu siis kellegi teise näol kokku puutunud, et ma saan aru, et ma ei saa sinu kogemustest rääkida, aga lihtsalt kellegi teise näol nagu. Mis ma olen tegelikult näinud ja mida ma tegelikult ma välistaks kõik võib-olla siuksed terviserikked ja niimoodi. Üks kindel, mida tegelikult on igal dopingu kasutajal näha, on vanadus. Nad lähevad vanemaks. Et ma olen näinud, kus 16-aastane poiss on siukseks isaks läinud. Nagu ongi, ta näeb 10 aastat vanem. Praegult on ka sotsmeedias üks populaarne, ta on vene siuke lifter, surub ka mingi 305, Andrei Smaev võib-olla olen. Ta on vist mingi väga retsil kuuril ja ta on 2 aastaga läinud võib-olla 30-ndatest nagu 50-ndate aastateni nagu välimuse poolest. See on kindlasti üks faktor või üks tegur, mis neid kõiki ühendab. Kõik need terviserikked, ma usun, ma pakun, et see on kõik vist, kui nagu responsive sa selle kuurile oled, et kui hästi sa võtad neid aineid vastu ja kui ratsionaalselt sa neid teed, et ma usun, kui sa lollilt, ma ei tea, seal süstid endal trenboloni nagu homset ei oleks, siis see kõige parem tulemus ei ole. Ja. Võib-olla siis tuleme tagasi natuke nii-öelda igapäeva ja mass tava nii-öelda inimeste juurde, et miks üldse inimene sinu silmis peaks käima jõusaalis? Lihtne vastus, sa ei peagi kõik hüvesid, mis maailmas on ette tooma, aga lihtsalt lihtne vastus, miks tavaline inimene peaks käima jõusaalis jõutrenni tegema? See on kõige lihtsam. Kui me võtame näiteks, et inimene peab tegema sporti, mis sporti, tennist, korvpalli, jalgpalli, kõikidel nendel aladel on arvatavasti sul mingit väljakut, varustust vaja. Jõusaali tegelikult sa võid väga lihtsalt minna ja sul on kõik asjad olemas, sa ei pea isegi midagi teadma. Sul on plokkmasinad, kus on sul harjutus põhimõtteliselt ette antud. Sul on kang, mida sa maast saad tõsta tegelikult kõige lihtsam, me oleme lapsepõlvest saati midagi tõstnud. Et sealt on väga lihtne alustada, ta on ja väga lihtne õppida tegelikult. Kui me võtame jõusaali, ta on väga siuke monotoonne ala, et kõik harjutust vajavad siukest järjepidevust ja rutiinsust. Siis seal on lihtne õppida ja lihtne alustada. Kui me võtame midagi siukest nišilikku, näiteks seal jalgpalli, midagi siukest, siis sul on vaja palli, sul on vaja platsi, sul on vaja väravaid, sul on vaja tiimi, inimesi. Ei, täitsa nõus, väga, väga hea, ongi täpselt väga lihtsasti ühtlustatult nagu välja toodud, nii nagu ma selles, et väga tervitav oli nagu siukest vastust ka kuulata. Siis lõpus ma teen nüüd sinuga siukse kiire küsimus-vastusvooru, eks, et kus siis sa saad niimoodi, et liialt pikaks arutama ei saa jääda, proovib panna enam-vähem selle vastuse, mis pähe tuleb. Viimane kord, kui naersid südamest? Ma olen
siuke kord nädalas alati, ehk siis eelmine nädal kindlasti oli paar naljakat hetke, et praegult muidugi ei meenu, aga mingisuguseid naljakaid väljaütlemisi või midagi siukest on alati töörutiinis ja elus olnud. Okei, siis viimane kord, kui vihastusid? Ma usun, see on mingi mööbli ehitamise paigaldamisega, sest seal on 3-aastaline viha mul. Okay. Ma vihastun, et ma ei oska, ma vihastun, et ma teen katki ja ma vihastun, et ma lähen naisega tülli. Okay. Et siuke 3-aastaline. Kas sa oled kolimas praegu või midagi? Või ma ei ole kolimas, aga naisele meeldib väga täiendada igasuguseid asju, et siis ja mina seda IKEA asju ehitada, no see on ikka mingi tuumateadus minu jaoks. Okei. Mis teeb sind õnnelikuks? Pere, sport, inimesed. Sinu moto või edasiviiv jõud igapäevaelus? Igapäevaelus, ma mõtlesin selle küsimuse puhul ja siis mul tuli meelde üks Habibi ütlus, Habib Nurmagomedov UFC-st, et tal oli podcastis ütles, et mitte kedagi ei koti, et sa oled väsinud, vaat, et sinuga või ilma sinuta on alati championeid olemas. Ja see nagu aitab sellega, et kui ma olen väsinud, et see on nagu, et võta kokku ennast. Okei, väga tõesti võistluslik mentaliteet, et sobib väga... Elus ja spordis igal pool aitab tegelikult, et kui sa oled väsinud, jah, muidugi, et teised on ka väsinud selles mõttes, et võta kokku ennast ja tee tööd. Väga aus. Üks elu õppetund, mida tahaksid teistega jagada? Võib-olla siuke ingliskeelne see don't take it for granted, et materiaalselt, inimeste sotsiaalselt, et ühel hetkel on sul midagi ja võib lihtsalt sekundiga 180 olla ja pöörata ja sul enam seda ei ole. Jah, jälle nii lihtne nagu elu tõde, eks ju, ja meil on nagu lihtne rääkida ka, või kui meie nagu nii, olles nii noored, näeme juba mingisugust asja nagu kordumas mustrit, eks ju, et siis nagu tundub justkui nagu loogiline, et nagu sellest ämbrisse nagu võiks olla raskem astuda vanemas eas, küll aga seda ikka juhtub, et sellest nagu sellised klišeelised asjad nagu nii tõsi on ka, et ma just täna rääkisin näiteks ühe sõbraga, kes oligi, et mainis mulle, et viimane, või et mis oli tema mingisugune raskem lahkuminek, et oligi nii, et ta võttis seda suhet iseenesest mõistetavana ja alles siis sai aru, mis tal oli, kui nagu naine oli ära läinud, aga siis läks hetkeks oli nagu hilja juba. See on niisugune tüüpiline. Et aga jah, siuksed asjad, et olla tänulik nagu pisiasjadest, aga suurtest asjadest ja siis edasi liikuda niimoodi, et sul iga hetk võib see asi ära minna. Harjumus, mida võib-olla igapäevaellu kaasata? Mõtlesin ka, et üks asi, mida kaasata, muidugi sul kindlasti on palju siin, kes ütlevad, tehke sporti, liikuge ja niimoodi, siis ma võtan võib-olla üks samm edasi, kui toidupoes inimene tuleb, ostab midagi, pöörata pakkum ümber ja vaadata toitumisalamist ja see on päris hea asi, mida vaadata. Võib-olla jah, et siis mina tean, mida mina ütleksin, aga mida sina ütleksid, mis on siis selline top asi, millele nagu, või mille järgi otsus langetada, et kui sa võtad 2 konkureerivat toodet, olgu näiteks saakliha, oled harjunud seda Rakvere kodust võtma, eks ju, vaatad, et mina ei tea, seal ei pea see fitnessi või delikatessi silt peal olema näiteks, eks ju, aga võtad mingisuguse teise konkureeriva hakkliha, mis sinu silmil aitaks siis otsus langetada? Ma võtaks algselt kõige lihtsamad, sest inimestel on palju see kalorite lugemisega probleemi, et tegelikult võtta korraks see 100 grammi kohta kaloraaž lugeda. See, mis seal süsivesikud, rasvhapped ja valk, küll see tuleb pärast, aga algul alustada lihtsalt pöörata pakk, võib endale lihtsalt meenutada, mis seal kirjas on. Et see on hea siuke algatuspunkt ja näitab ära, et tegelikult ei ole nii hull neid kaloreid lugeda. Jaa, mingi kokkupuutepunkt, kus nagu juba tutvust teab. Ja lõpetuseks äkki üks küsimus, mida soovid minult küsida? Nii, mõtleme natukene, mis küsimust ma küsiks sulle. Kuna meil oli kulturismi teema selline, et ma küsiks, kuna sa ise teed ka sporti päris korralikult, milline füüsis võib olla sul, võib olla fitfluencer, võib olla kulturist, kes sulle kõige rohkem nagu nii-öelda hingele lähemal olla, et
kuidas sa tahaksid välja näha? Väga hea küsimus. Ma võin sellele vastata nagu mõõdetavate faktorite näol, kilogrammist, rasvaprotsendist, asjade näol, eks ju, et mul on enam-vähem siis saaks siukse ideaali tuua, aga võib-olla, et nagu, et kuulaja saaks nagu siukse hea nagu paralleeli tuua või nagu aru saada ka, mis numbrid tagant võib-olla ei oska need välja lugeda igaüks, eks ju, et siis, et mul oleks hea, kui ma suudaksin iga kell joosta 10 kilomeetrit rahulikus tempos, kui ma suudaksin, jällegi praegu on, ma hindan ja ma saan aru, et mul on praegu nagu pigem nagu ongi, nagu sa ütlesid, ma olen siuke prime time siukses vanuses ka üks, et mul ongi enda kogu elu suhtes pigem väga hea füüsis hetkel, et ma arvan, et näiteks siiralt, et 40-sed ma olen halvemas vormis, kui ma olen praegu, eks ju, et siis ma arvan, et tervislik oleks võimalikult pikka aega enda eluajast suuta teha vähemalt ühekordse keharaskusega kükki, jõutõmmet ja rinnalt suruda. Et see on hea, kui ma mingil hetkel suudan kahekordselt või enamgi, eks ju, aga lihtsalt, et vähemalt võimalikult pikka aega, et see nagu looks selle, et ma oleks ikkagi järjepidev enda nagu jõutreeningutega, mis võivad olla ka vabaraskuste ükskõik mille näol. Et kui mul oleks see nagu vastupidavuses jõuosakaal täidetud, et siis mul nagu sealt maalt juba pigem võib-olla siis tõesti, et kui mingisugune spordiala või hobi lööb mu südame kiiremini põksuma, et ma suudaksin sellega tegeleda, et olgu see tennis, jalgpall, ujumine, mis iganes, et siis mul oleks see võimalus neid asju teha, et saad aru, kui mul üks hetk nagu miskipärast midagi peaks nagu tugevalt tervisega juhtuma ja mul see võimalus puudub, et siis kõlab nagu Ronnie Coleman'i füüsis väga sarnane. Väga sarnane, temaga 10 kilt läinud hea meelega jooksma. Vot, kuule, aga Margus, suur aitäh, et said tulla. Kas sul endal ka mingi shoutout, mida soovid teha? Otseselt ei ole, et võib-olla kuna meil oli kulturismi teema, et tahaks tänada oma esimest treenerit, Aleksandr Mihhailov. Tema näitas mulle kõik need probleemid, mured ja nipid. Vot, ja siis muidu enam vist ei olegi, et kes tahab trenni tulla, saab kirjutada. Vot, et võib-olla Instagrami. Aga tore, sest et üks tegelikult saatekülaline on ka lihtsalt shoutout'id enda isale, mis oli ka väga armas, aga selles suhtes väga tore, et nagu, et tihtilugu nagu shoutout, see peaks ka olema koht, kus siis ennast ka siin välja hõigata, eks ju, aga selles suhtes, et sul esimese asjana tuli ka treener pähe, et selles suhtes väga tore. Ta näitas mulle esimesena kogu selle maailma avardas tegelikult. Väga suur kulturist on. Okay. Ta on ise ka tegelikult, ta võistleb Ameerikas enamasti. Okay. Siis ka 130 kilokapp. Sa pead siis pärast mulle pildi saatma. Aga aitäh sulle tulemast ja kuulsime.